Tervist, ma Oliver, Rauno katab siis tagaserva, et keegi enne ei saaks lahkuda, kui ma olen lõpetanud. Olete siiani hakkama saanud, kannatada natuke veel. Räägin siis natuke nahkhiirtest ja planeeringuprotsessidest ja seal siis arvestamisest. Taustalt nii palju, et minu kogemus sellega on siis kusagil circa 10 aastat esimene. Vist nahkhiirte töö oli meil 2014 aastal tuulikutega seoses ja nüüd siin me siis oleme, et kas me oleme palju targemaks saanud või mitte. Mida rohkem mingi asjaga tegeleda, seda rumalam tunne sageli on, et raske hinnata. Aga räägime natuke meie teadmistest, miks nahkhiir on vaja kaitsta, teadmiste lüngast võib-olla natukene ja natuke ka ajaloost, et millal üldse hakati nahkhiirte peale tuulikute kontekstis Eestis mõtlema. Taustaks, miks siis nahkhiirtega üldse arvestada? Esimene kõige ilmselgem põhjus on see, et erinevalt väga paljudest teistest imetajaliikidest on nahkhiirtel otsene oht tuulikuga kokku põrkes hukkuda, mitte siis tuuliku torniga, vaid siis siiski labadega. Ja miks see oluline on see, et potentsiaalselt võib olla mõju nahkhiirtele võrdlemisi suurtuulikutel, sõltuvalt kohast, kuhu neid panna. Kuigi nahkhiir on väike, selline hiire mõõtu, et keskelt läbi 10 grammi on meie nahkhiire liik, sügisel rohkem, kevadel vähem, siis nende sigivus on võrdlemisi sarnane kas kotkastega või suurte loomadega, et üks Saksamaa professor ütleb alati oma ettekannetes, et nahkhiir on suur loom, kes on lõksus väikses kehas. Et nad sigivad aeglaselt. Üks nahkhiir saab aastas 1 või 2 järglast. Populatsioonide taastumine peale langust on aeglane. Aga lisaks on siis veel ka see aspekt, et need aeglaselt sigivad loomad sageli koonduvad ühte kohta kokku, et meil on korraga võimalik hästi suurt kahju teha. Et aeglane sigivus ja taastumine. Ja lisaks, mis on põhjus, mis tagajärgeks, et on nad kaitse all nii Eestis, teises kaitsekategoorias, kui ka siis mitmete rahvusvaheliste direktiivide lepetega. Et elupaiga direktiivis kõik nahkhiired on Euroopast 4. lisas ja mõned lisaks ka teises. Ja sellega me veel ei piirdu, et lisaks veel osad nahkhiire liigid rändavad. Et mõned liigid rändavad lühemaid maid, mõned 100 kilomeetrid, aga mitmed Euroopa liigid siis teevad ka pikama rändeid, et väike pargi nahkhiir, kes on 8 grammi, võib rännata seal 2000-2500 kilomeetrit. Ja tuulikute püstitamine ei ole ju mitte unikaalne nähtus Eestis, vaid see sama buum on käimas üle Euroopa ja see mõju on selgelt kumulatiivne. Näiteks pargi nahkhiire suurvidelase hõbe nahkhiire puhul. Nüüd, kui vaadata seda joonist, see on üks võrdlemisi hiljutine artikkel, et seal on kokku võetud nahkhiirte populatsioone mõjutavad siis negatiivselt mõjutavad tegurid siis Euroopas. Et mille kohta siis on võrdlemisi häid tõendeid, mille kohta on vastukäivaid tõendeid. Ja nende heade või tõendatud juhtumite puhul on siis erinevad inimhäiringud, seal on siis kas varjepaikade häirimine, mõnel pool ka suured koopavarjepaigad, põllumajandus, aga loomulikult ka tuuleturbiinid ja infrastruktuur, et mida peenem, see peenike joon siis seal valgustuse puhul on selline vahepealsed tõendid, aga see suuremate joontega punktiir siis näitab, et on võrdlemisi tugevad tõendid nende negatiivsest mõjust. Aga üks asi on ka positiivse mõjuga on siis legislation, mitigation and mitigation measures, et on mõningaid tõendeid, et me suudame kuidagi seda probleemi ikkagi natukene nagu hallata ja lahendada. Nüüd natukene rääkida meie kandist, et mis on üks meie piirkonna võib-olla probleem, et see on üks soomlaste mõne aasta tagune artikkel, mis siis võrdleb Euroopa siis kesk- ja lõunaosa teadmisi mingisugustes nahkhiirtega seotud valdkondades ja meie siis Põhja-Euroopa ja Baltikumi siis teadmisi. Ja seal nende siis selle uuringute kokkuvõtte uuringu põhjal siis nad väidavad ja pole seda raske uskuda, et meie kandis on väga paljude asjade osas teadmisi
vähem kui mujal, et meil on vähem kogemusi, meil on vähem teadlasi ja uurijaid ja sellest tulenevalt alati need lahendused, mis siis nahkhiirte erinevatest tunnustest siin, et hinnata siis nende riski, eks, ja nahkhiirte aktiivsust kusagil, nendest teadmistest, mis on mujal kogutud, ei pruugi alati piisata, et kui mõnel pool maailmas vahel hinnatakse nahkhiirtele mõjuga võrdlemisi mudelite põhjal, siis meil sageli siiski ei ole julgust öelda ainult maastiku peal, et kus on, ei ole, vaid tuleb asju ka koha peal uurida. Nüüd ajaloost, et leidsin sellise tsitaadi, et in Estonia no bird or bat research has been conducted in operating wind parks or plant sites before must kast. Ja seetõttu oli see asi siis esimene, mis hakkas seda asja kuidagi lahendama. Kes oskab öelda? Lauri, ära sina räägi, mis aasta see oli? Mina olin siis veel gümnaasiumis. Et see oli 2005 aasta, kui siis leidsin siis Pakri tuulepargi, see on siis osa sellest Paldiski kandis olevast tuulepargist. Uuringu, mida siis Velja Volka ja Lauri Lutsar kunagi tegid, vaatlesid linde ja hindasid siis hukkunud nahkhiiri. Et mõnes mõttes me oleme juba üsna pika maad läinud, aga teistpidi, kui vaadata, kuidas nahkhiirtega on arvestatud tuulikute planeeringutes, siis see alguspunkt oli 2005 seal, aga tegelikult seal vahepeal kindlasti arendajatel on see paremini peas, on hulk parke, mis vahepeal juba rajati, enne kui tulid järgnevad põhjalikumad nahkhiirte uuringud, nagu praegu tehakse. Et üsna palju parke on rajatud ilma mõju hindamiseta nahkhiirtele või nagu põhjalike uuringuteta. Või siis mingites uuringutes olid siis võrdlemisi sellised, ütleme, tagasihoidlikud nahkhiirte uuringud. Aga see ei tähenda, et need ilmtingimata võib-olla kõige halvemad valikud on olnud. Et vaatame korraks ühte varasemat uuringut. Et see on üks Mati Maasingu töö, et isegi vahet jälle, kes seda tegi. 2007 aasta üks Ida-Virumaal tehtud üldplaneering, kus siis uuriti tuuleparkidele sobivate alade leidmiseks nahkhiiri. Et nahkhiiri käiti uurimas, vist oli kas 3 või 4 ööl. Tehti seal käsidetektoriga transekte, sõideti autoga, käidi jala ja leiti üsna vähe nahkhiiri tegelikult kokkuvõttes sellel alal. Et praegu kindlasti Keskkonnaamet heidaks ette, et vaatlusaeg väike, otsipingutus väike, uuringumeetodid võib-olla mitte piisavad, eks. Samas sellel ajal olidki teised praktikad, sellised tehnilisi vahendeid automaatselt salvestad näiteks, mida praegu võib panna hästi palju õue ja kuulata siis, kus nahkhiired lendavad. Sellel ajal sellisel kujul ei olnud, aga vaatluste kordusi saaks ikka suurendada. Aga teistpidi see ei tähenda, et kõik oli halvasti. Et kui vaadata seda ala, siis võrreldes praegusega, muidugi Renno hakkab võib-olla kohe vaidlema, see on seal Varja kandi. Väga ilusad lagedad alad. Väga harva näeb praegu selliseid alasid planeeringutes. Ma räägin nüüd nahkhiirte vaatest, et kotkad mulle ka meeldivad, aga kahjuks on siin sageli hõõrdumisi planeeringu mõttes. Et küll uuriti mõnes mõttes vähem, aga sageli need planeeringud olid suunatud ikkagi võrdlemisi lagedatele aladele, kus oli tuuline, kus nahkhiirtel ei ole niivõrd häid elupaikasid. Nüüd, kui tänapäeval siis nahkhiirtega arvestatakse planeeringutes, siis laias laastus võib see protsessi jagada 4. Midagi erilist siin ei ole teistega võrreliseks, et esialgne asukoha valik, kus hakata siis tuuleplaneeringut tegema. Seejärel on siis mõju hindamise, mis iganes, kas KSH või KMH jaoks tehtavad uuringud. Kui tuulepark saab loa, on seal tegemist järelseirega, kas siis samal ajal juba rakendatakse leevendusmeetmed või mitte, või siis on siis järelseire järgselt tarvis leevendusmeetmeid. Nüüd siin erinevates protsessides on erinevaid selliseid praktilisi aspekte, mis nahkhiiri uurijale silma on jäänud.
Et asukoha valiku protsess Eestis praegu on käinud suuresti eriplaneeringute kaudu, kus siis võetakse suur hulk pisemaid alasid, mis siis jõuavad, kõik on täna õhtuks juba märksõnad selgeks saanud, rohevõrgustikku ja metsaaladele. Ei ole siin midagi uut minu jutus. Need samad hoonete puhvrid, teed, kaitsealad, mis on loomulikult vaja välja lõigata. Aga tulemus on see, et me saame siis niisugused metsaalad, mis on mitte kaitstavatest aladest sageli kõige looduslähedasemad või kaugemad ja raskemini ligipääsetavad. Mis omakorda meeldivad jällegi ka nahkhiirtele sageli, sest et nahkhiirtele meeldivad veekogud ja vanad metsad, vahel ka nooremad metsad. Ja eriplaneeringute käigus siis sageli tehakse kameraalset tööd, kus siis hinnatakse elupaiga potentsiaalset kvaliteeti, vahel ka natukene kogutakse vaatlusandmeid ja seejärel tuleb anda esmane hinnang, kas selle alaga on mõtet edasi minna või mitte. Aga nahkhiired üldiselt ei saa välistada ühegi alaga edasi minekut, et me võime küll panna lipud püsti öelda, et näiteks üks või teine ala siit ei ole nahkhiirtel hea, aga arendajad vahel riskivad ja lähevad arendusega edasi. Siit tekivad igasugused küsimused, et kas me, mis on see esimene etapp, kus me peaksime saama pidurit tõmmata, kui me juba metsas oleme, et kas eriplaneeringus peaks juba saama mingid alad välistada või me peaks üritama ikkagi mingite aladega poolvägisi edasi minna, näiteks liini läheduse tõttu, et sinna on mõistlik tuulikuid panna, sest et elektriliin on olemas. Aga vahel õnnestub mingid asju välistada juba eriplaneeringu raames, vahel tuleb siis teadmine hiljem. Aga võib olla niimoodi, et kameraalse tööga potentsiaalselt hea elupaik võib-olla ei ole väga tihedalt asustatud. Siis on uuringud, kus siis nahkhiirte puhul kogutakse andmeid tüüpiliselt 1 aasta vältel. Meie praktikas siis me kogume andmeid nii detektoritega, mis on terve hooaja vältel siis seal üleval, vaatavad, et millal tulevad rändurid, millal nad lähevad, kas üldse ränne seal alal toimub ja lisaks siis vaatleme siis igal kuul siis veel vähemalt 3, aga sageli pikema perioodi vältel siis nahkhiirte leidumist seal metsamaastikus, et siis anda mingisugune hinnang. Ja seejärel järelseire ja leevendusmeetmed, kui on vajad. Ja üldiselt eks see tavaline värk, et väldi, minimeeri, leevenda ja kompenseeri, kuigi selle kompenseerimisega, kui hästi me oskame nahkhiirte elupaika kompenseerida, on üsna selline suur küsimus. Nüüd üks selline suur probleem praktikas, mis siis on välja jõudnud ikkagi, millest tegelikult ma siin juba mainisin, on ikkagi see mõnes mõttes alusteadmised, et ei saa me üle ega ümber metsasteks, et nahkhiirte bioloogia põhiteadmine on see, et nahkhiiri on rohkem puistutes, puistuservades, ka erinevate puujoonte juures põllumajandusmaastikus ja kõige vähem on siis keset põllumaad lagedaleks. Et siin küll päris lage ei ole, see on üks kunagine artikkel, kus siis on üksikud puud põllumaastikus, mis ka tegelikult natukene andsid nahkhiirte aktiivsust juurde põllumajandusmaastikus, aga mida lagedal me lähme, seda vähem on nahkhiiri, seda väiksem on oht nahkhiirtele ja seda väiksem ka järelikult leevendusmeetmete vajadus, mis tähendab arendajatele raha, eks. Selle sama Repowering Europe projekti raames oli ka nahkhiirte uuring, kus sees siis me tegime ka seda testi, et lagedal versus servas nahkhiirte arvukuus ja ka seal tulemus oli üsna ilmselge, et siin on suurel paneelil on kõik andmed kokku ja väikestel on siis juuni, juuli ja august, kuna nahkhiirte arvukuus ja elupaiga kasutus võib kuude lõikes erineda. Ja tulemus siis näitas, et lagedal on nahkhiiri vähem kui metsaservades, aga sellest hoolimata, eks need planeeringualad sageli surutakse meil metsamaastikku, kuigi me juba teame ette, et see oht on suurem. Ja sama kinnitavad ka andmed muidugi, eks. See ei ole konkreetne uuringuala, need nooled ei viita sellele kohale, kus
need andmed kogutud on ja ka need andmed on natukene, nendega on tehtud, see ei ole konkreetne kellegi konkreetne uuringu andmed, see on natukene liidetud, lahutatud, eks, aga pilt on sama, et mida me näeme, lagedal alal nahkhiiri vähem, ka see sama varja koht, kus see kurikuulus merikotka puu on, eks. Väga hea nahkhiirte koht, mis on sageli, kipub olema kahjuks niimoodi, et kui on hea lageala, kuhu tuulikud nahkhiirte mõttes võrdlemisi hea panna, siis kindlasti on seal mõni kotkastest. Enamasti konnakas, eks, vahel ka mõni teine. Ja siin on siis eks nahkhiirte möödalendude arv terve aasta vältel, kus me näeme, eks, et lagedal on seda märkimisväärselt vähem, ka liigirikkus on madalam ja vähem on neid liike, kes siis on tuulikute poolt rohkem ohustatud. Kuidas seda lahendada? Ausalt öeldes ma väga hästi ei tea, eks. Et kindlasti on ka mõni lageala, kus kotkaid ei ole, ma kujutan ette. Nüüd see, et metsades on nahkhiiri rohkem kui lagedal, ei tähenda, et kõik metsad oleksid võrdsed. Et see on see sama Ray Powering Europe uuring, kuna see selle projekti konverentsi osa pidi juba on, eks. Siis metsad on võrdlemisi erinevad ja ka kohad metsa sees on võrdlemisi erinevad. Et eristuvad siis seal teie vasakul all nurgas näiteks piirkond, kus oli nahkhiirte arvukus läbivalt võrdlemisi kõrge. Samas kui mõnes teises metsas must, punane, oranž, roheline on nagu halvast heaks tuulikute jaoks ala, eks. Et must on väga palju nahkhiiri, roheline, tumeroheline, vähe nahkhiiri võrreldes maastiku keskmisega. Samas kui siin teisel kaardil on kohti, kus nahkhiiri oli ka metsamaastikus võrdlemisi vähe, kus võib-olla tuulikute rajamine ehk ei ole nii hull. Aga samas nahkhiirtega on seda, et neile meeldivad metsaservad. Kui me võtame sellise suure metsatüki, kus ei ole metsaserva, siis tuuliku rajamisel see serv sinna tekib. Et nahkhiired võivad oma lennukohti ja käitumist tuulikute rajamise järgselt muuta ja oht endiselt metsas on suurem kui lagedatel aladel. Nüüd laias laastus, mis siis tulem on? Et minemata üksikasjadesse, siis ikkagi me jõuame olukorda, et mida rohkem on tuulikuid metsades või suurem osa tuulikutest on metsades, seda sagedamad ja vajalikumad on leevendusmeetmed, mis nahkhiirte puhul tähendavad siis erinevate siis ilmastikuparameetride, ka kalendripõhiseid meetodeid, et nahkhiiredeks on talvel ei lendavad, ütleme, maist septembri lõpuni, võib-olla sõltuvalt konkreetse aasta ilmastikust natukene varem hiljem. Selle põhjal siis tuulikute töö piiramist. Et on erinevaid uuringuid erinevate tulemustega, aga laias laastus piiratakse tuulikute tööd teatud tuulekiiruseni, seda nagu tööaega lükatakse nii-öelda edasi, et tuulik juba võiks töötada, aga nahkhiirte pärast tuleb teda siis peatada. Peale seda siis peaks tegema järelseiretiks, et välja selgitada, et kas see ka päriselt teeb seda, mida me ootame, et kas on hukkud nahkhiiri või mitte, kui me neid algoritme käivitame. Aga kuidas see täpselt teha, millised on meie piirkonna need täpsed normid, piirid, kust see asi on tõhus või mitte, tulles tagasi esimese või teise slaidi juurde, siis vajab ilmselgelt veel uurimist täpsustamist, aga tuleb tõenäoliselt võrdlemisi mitmeid tuulikuid Eestis, kus me saame seda hakata katsetama. Aga siiski, lagedal oleks endiselt parem. Nii, aitäh! Lubatud 20 minti räägitud. Nii, on küsimusi ka. Kas ja kui täpselt on teada nahikute rändekoridorid? Nahikud on ellitusnimi nahkhiirtele või? See on minu Vello Geparti kunagi välja pakutud termin. Jah. Väga ilus. Nahkhiir ja nahik on lihtsam öelda. Väga ilus. Kui täpselt on teada siis rändekoridorid? Jah, et nahkhiired rändavad ka hajusalt,
Et jällegi nagu ka teiste liikide puhul, et me ei saa öelda, et täpselt see joon on, et nahkhiir läheb, eks hakkab Põhja-Eestist tulema, läheb kaablisse ja siis paneb Berliini alla, eks. Et meil on mingid piirkonnad, kus kindlasti nahkhiiri rändel lendab üsna palju läbi, et tõenäoliselt Lääne-Eesti rannik on üsna, andmed näitavad, et seal on palju rändliike ka suvel, jääb nüüd sinna rohkem pidama. Võrtsjärve serv kindlasti rändab see nahkhiiri rohkem kui mõnes kohas ja leidub ka rändliike seal suvel rohkem kui mujal. Et on mingid piirkonnad, kus kindlasti risk on suurem, aga see ei tähenda, et neid kuskilt mujalt ka läbi ei rändaks. Täna planeeritavate maismaatuulikute laba tipu ja maapinna vahe on 90 meetrit. Kuidas see tuulik kohustab nahkhiirt? Nahkhiired ei lenda nii kõrgel. Jah, et laba siis alumise otsa, eks, et minimaalne vahe maaga on see. Sellega on niimoodi, et kui väga lakooniliselt vastata, siis nahkhiir lendab küll nii kõrgel ja selle tõttu ohustabki. Et näiteks videolase puhul on teada, et nad käivad regulaarselt toitumas mitmesaja meetri kõrgusel. On uuringud, mis näitavad, et pargi nahkhiired näiteks Mandri-Euroopa ja Inglismaa vahel valivad lennukõrgust rändel sõltuvalt tuuleoludest, et kui neil näiteks alumistes õhukihtides ei ole sobivaid tuuleolusid rännata, siis tõenäoliselt rändavad nad kõrgemal, kus see tuule suund või vektor võib olla hoopis teine, et nahkhiired lendavad kõrgemal. Aga nahkhiiride puhul tasub ära mainida ka see, et väga paljud uuringud on tõesti tehtud madalamate tuulikutega, kus on hukkumist hinnatud ja uute kõrgete tuulikute puhul võib tulemus olla midagi erinevat, aga need võivad olla nii ohutumad kui ohtlikumad teoorias, et ei saa kindlalt väita, et see teeb asja paremaks. Kas tuulealadel näiteks leevendusmeetmena keelatavad vanade metsade lageraied ei heastaks tuulikute poolt tekitatavat häiringut ehk elupaik jääks vähemalt alles? Tuulealadel piiratavad, et seal on siis mõeldud mida, et selle sama planeeringu ala sees, et jätta siis tuulikute vahele vanad metsad. Et pigem ma arvan, et see ei aita. Et küll aga on laiem teema kindlasti, kui lindude puhul on olemas raierahu, mis on üsna kindlalt paigas ja ikkagi nähakse kõvasti vaevat seda rakendada, siis tegelikult metsades sigivate nahkhiirte puhul on olemas see sama probleem raie ka ja see periood päris täpselt lindudega ei kattu. Mida on Eestis nahkhiirte järelseired näidanud? Nahkhiirte järelseireid on tehtud Eestis võrdlemisi vähe, eks, et kunagi seal Pakri-Paldiski tuulepargis leiti vist üks nahkhiir, aga otsimistingimused hästi kehvad. Tooma ja Esivere parkides leiti kas 1 või 2 nahkhiirt. Ja siis Aseriarus leiti ka, me leidsime, kas oli 6 nahkhiirt kunagi 2014 aastaga, see otsingu periood hästi väike. Ja nüüd kõige viimane järelseire on siis Saarde tuulepargis, mille siis tulemused õige pea saavad avalikuks ja siis sealt saab täpselt lugeda, et nahkhiiri leiti, et mis need lävendid täpselt on, mis on aktsepteeritav või mitte, et see on kindlasti dialoog riigiga, mida tuleb nagu pidada. Siin selline kommentaar, et nahkhiired on koloniaalse eluviisiga intelligentsed loomad. Kas nad võivad asurkonnana õppida tuulikutega seotud ohte vältima ilma, et iga isend peaks negatiivset kogemust saama? Üks ütleb teisele. Kusjuures see ei ole üldse nali, et nahkhiired on sotsiaalsed ja suhtlevad teineteisele. Näiteks nad võivad teineteisele toitumiskohta anda infot edasi, et selline sotsiaalne suhtlus neil on. Küll aga, et kas nad suudavad õppida ära selle, et seal on tuulikut, seal ei käi, pole selle kohta tõendeid näinud ja enne kui näen, ei julge väita, et nii saab olema. Kui kasutatakse leevendusmeetmena seiskamist, teatud tuulekiirus, õhutemperatuur, siis kas tuleb arvestada õhutemperatuuri maapinnal või labade kondli kõrgusel? Kui palju see erineb? Ma ei oska seda niimoodi. See on hea küsimus, et sellele siin nagu kindlat vastust ma ei anna. Jätame selle meelde. Midagi oli siin veel. Kui palju öid tuleb tuulikuid rändeperioodil peatada, kui on sobiva ilmaga ööd?
nii palju, kui on sobiva ilmaga öid. Tõsi. Ja tegelikult ei ole küsimus igal pool mitte ainult rändeperioodist, et need uuringud on näidanud, et mõnes kohas on nahkhiired suve metsamaastikus näiteks sigimise ajal ja rändeperioodil võrdlemisi vähe. Mõnel pool on neid rohkem rändel, kuigi artiklid ja ka tegelikult saardeandmed näitavad, et hukkumine sageli on just sügisrändeperioodi teema pigem. Nii, aga siin hakkavad otsa saama mu küsimused ja teeme suure aplausi Oliverile.